häid inimesi ongi väga keeruline leida, et tegelikult väga head inimesed tuleb lihtsalt endale kuskile mällu panna, et kui isegi pole kohtada jaoks hetkel organisatsioonis, et küll üks päev meedias keegi ütles, et võtke need ikka tööle, et kahjuks rahvusvahelise hetke organisatsioonis see nii ei käi, et kui ikka ei ole kohta, siis ei ole kohta, aga on olnud olukordi, kus me lihtsalt jätamegi inimese meelde. On väga meeldiv kogemus, kas siis mingi konverentsi raames, mingi projekti raames ja hea inimese jaoks koha leidmisel, siis ta lihtsalt tuleb veenda, et see koht on tema jaoks uues ettevõttes parim. Aga kui ikka täitsa tuleb värvata, siis mis on minu jaoks väga huvitav kogemus on see, et kui muud varianti ei ole enam kui ajalehe kuulutus, siis see ajalehe kuulutus peab olema selle inimese keeles. Et see oli minu jaoks selline ahaa-elamus, et kui me värbasime endale näiteks toidu valdkonna juhti, siis me proovisime klassikaliste kuulutustega ja see lihtsalt ei jäänudki sellele inimesele silma, keda me otsisime ja me pidime muutma kujundust selliseks, et tema sai aru, et teda kõnetatakse. Ja see võib-olla on selline klassikaliste värbamiste puhul nagu selline ahaa-elamus olnud, et kui sa tahad endale saada nagu head spetsialisti, kelle kirg on see töö, mida ta teeb, siis tõenäoliselt ta ei otsi tööd. Ehk et sa pead kuidagi ta tähelepanu tõmbama. Minu ümber on alati olnud häid inimesi. Mul on häid inimesi reaalkooli ajast, mul on häid inimesi minu erinevate ülikoolide ajast, mul on häid inimesi erinevate organisatsioonide kaudu, kus ma olen osaline. Mulle väga meeldib üks aastate tagune reklaamlause, see oli vist QGSM, kes ütles räägi inimestega. Kui sa räägid inimestega, siis sa tegelikult leiadki need head inimesed. Et võib-olla tegelikult see räägi sisu on hoopis see, et kuula. Aga selleks, et sa saaksid kuulata, sa pead alustama mingi diskussiooni ja sealt siis tuleb välja see, et kes haakub millega. Sõltub rollist, eks ju. Et mis on nagu ootused sellele rollile. Et mõnes kohas on vaja rohkem initsiatiivi ja teises kohas on vaja rohkem pedantsust ja kolmandas kohas on vaja mässumeelsust. Et ma arvan, et näiteks reklaamibüroosse loovjuhti valides valida väga töökat ja kohusetundlikku inimest, sa oled juba teinud vea ette, kui sul lihtsalt ei ole vedanud, et seal taga on ka tohutu loomepotentsiaal ja mingisugune annus mässumeelsust, mingi annust julgust minna võib-olla teiste inimeste ja tavadega vastu raputada. Kuidas õiged inimesi leida, et kui minu käest nagu seda küsida, siis see ongi see $1 miljoni küsimus, et ma kogu aeg ise otsin sellele vastust. Et kui sa võtad inimese võtmekohale, kui sa võtad ta tööle ettevõtte juhiks või müügijuhiks või mis tahes nagu võtmekohale, et siis on see sageli nagu määrav. Ja minu nagu soovitus on varuda selle jaoks väga palju aega, et see õige valik teha ja see õige inimene leida. Et kui sul need kandidaadid nagu olemas, siis esimene hinnang minu jaoks ei ole mitte niivõrd selle inimese professionaalne oskus, vaid esimese hinnangu või tema hariduslik taust või diplom, mida ta ette näitab. Vaid kui ma olen temaga nagu isiksuslikul tasemel rääkinud ja ma näen, et meie väärtushinnangud sobivad, siis on nagu esimene värav on siis läbitud ja siis me saame nagu edasi rääkida. Teine asi, mida alati tasub, kui sa võtad tööle töötajad, vaadata läbi tema eelnev nagu kogemus. Et kui selles eelnemas kogemus on tal midagi head nagu ette näidata, siis see annab küllalt tugeva garantii, et ta suudab seda head teha ka nagu sinu juures. Ütleme nii, et mul on nagu mõned reeglid, mida ma olen inimeste värbamisel nagu õppinud. Üks reegel on see, et valikut peab olema. Tähendab seda, et sa ei saa valida ühe inimese vahel, sest siis sa oled sundseisus, kas võtta või mitte. Kui sul on kiire, siis sa pigem võtad ja siis see on see koht, kus sa tihti nagu metsa paned. Ehk siis, et katsu tekitada mingisugune nagu kandidaatide valikulaud. Ehk siis tuleb kuulutada, teha mingi kampaania, teha see asi põnevaks, levitada seda infot, et oleks piisavalt kandidaate. Teine asi, mida me oleme näinud, on see, et kui ma nagu peale igat värbamist, ma tegelikult alati enda käest küsin, või mitte isegi peale igat värbamist, aga peale seda, kui ma saan aru, et inimene ei sobi.
ja nagu peale igat nii-öelda lahkuminekut ma küsin, et mis läks valesti, miks ta ei sobinud ja kuidas ma oleks võinud seda ette näha ja missuguste asjadega ma oleks, kust mul oleks pidanud see kahtlus tekkima, et ta ei sobi ja missuguste asjadega ma oleks võinud seda siis nagu vältida. Ja sealt me oleme jõudnud näiteks selleni, et me oleme aru saanud, et me ei võta ühtegi inimest tööle enne, kui ta ei ole meie juures midagi meiega koos teinud. Ehk siis ma ei ütle isegi, et see on nagu proovipäev. Proovipäev on tihti see, et inimene tuleb ja vaatabki kontori nurgas, mida teised teevad ja siis sa pead selle alusel otsustama, et kas sobib või ei sobi. Aga meie üks viimase aja, ma arvan praegu, et see oli nagu edukas värbamine, oli see, kus me ütlesime, meil oli päris palju kandidaate. Meil oli raske valida, tohutu konkurss ja me ütlesime, et me tahame näha inimesi, kuidas nad tegutsevad stressiolukorras. Ja me võtsime, ma mäleta isegi palju neid inimesi, oli 10 äkki, ühele üritusele, mida me korraldasime. Ja see üritus oli lastejooks, mida me teeme niimoodi kogukondlikul alusel, võtsime need inimesed endale vabatahtlikuna appi ja väga selgelt ja väga teadlikult lükkasime nad vette. Sina teed seda, sina teed seda, sina teed seda, ilma et nad oleks väga täpselt juhendust saanud, mida nad tegema peavad, kellega nad peavad, kes need inimesed on ja lisaks nad tundsid ju seda, et nad kõik konkureerivad omavahel. Ehk siis, et need pinked olid suhteliselt laes, nad ei olnud varem seal olnud ja meil oli nagu ütleme nii, et mõne tunniga selge, kes kuidas need asjad ära lahendas. Seda, et nad vigu teevad, seda me olime arvestanud, aga see oli ka okei nagu selles olukorras. Aga oluline meie jaoks oli näha, kuidas nad vigu lahendavad ja kui palju nad nende vigade tekkimises kedagi süüdistama hakkavad või iseennast ja kuidas nad nagu üksteisega hakkama saavad selles olukorras. Ja see andis väga lühikese ajaga hästi selge pildi sellest, kellega teha, mida teha ja need inimesed, kes alguses tundusid nagu väga head, jäid mõned lisad kõrvale, et nad nagu ei suutnud hakkama saada või nad ei suutnud seda sama pinget juhtida. Õiged inimesed mingi rolli jaoks tuleb leida selle järgi, millist kogemust on selles rollis vaja. Ja kui see on teada, kui on hästi läbi mõeldud, mida see inimene peab saavutama, siis on üsna lihtne vaadata, kus see inimene võiks olla sellised kogemused saanud, et ta võiks seda teha, mida meil vaja on. Ja niimoodi me jõuame lõpuks 100 ettevõtteni, kus ta võiks töötada ja umbes 100 rollini, mida ta võiks täna täita. Neil peab olema see asi, mida nad teevad, huvipakkuv, aitama neil isiksusena, inimesena kasvada, areneda, peavad sellesse uskuma. Ja siis nad ongi õiged inimesed ja siis tegelikult ideaalne oleks, kui sa leiad inimesed, kes tahaksidki seda teha, mida sul vaja on, et nad teeksid ja oleksid valmis selle eest kas või peale maksma. Kuna ma olen ise olnud 13 aastat müügi sektoris, siis peab ütlema, et jätkuvalt on heade müügiinimeste puudus. Aga samas meie ettevõttes on ka väga head spetsialistid ja nende leidmine on lihtsam. Kuidas head inimest leida? Ilmselgelt esmane pilk on loomulikult nii-öelda see CV, mis saadetakse, aga veel olulisem on, kuidas ühise laua taga need ühised eesmärgid ja kõik see muu keemia seal ümber. Ma olen endale pannud mingisugused märksõnad, mingisugused väärtused, mis mul endal on. Võtame kas või väga lihtsa väärtus on näiteks on disain, mis on meie tootel eriline ja on üks väga selge asi, mis meid eristab ja mida me ise väärtustame. Et kui ma nagu täna räägin inimestega, keda ma tööle tahan võtta, siis on üks valdkond, mida ma kindlasti küsin või millest ma üritan aru saada, millised on tema disaini eelistused ja kui palju ta üldse sellist asja väärtustab. Ja ma olen näinud, et kui sa nagu väga selgelt defineerid, mis on need väärtused, siis on sul ka endal hästi palju lihtsam neid inimesi otsida ja vaadatagi, et kuidas ta nende väärtuste suhtes sobib. Et ma olen hästi seda meelt, et inimesed, head inimesed, kes oma väärtustega sobivad sulle ja kes on õpihimulised, on suutelised õppima ja selgeks tegema endale ükskõik mis valdkonda, nii et ma võib-olla väga palju ei pööra tähelepanu sellisele
inimese haridusele konkreetses valdkonnas? Mul on siin üks täiesti teistsugune teooria ja see seisneb selles, et minu arust iga inimene, kes sinu juurde tööle tuleb, kui sa oled ülemus, tal peab olema mingi puue. Ja see puue on selline, et miks tal on vaja sinu juures töötada. Et muidu ta võiks ju teha oma poe. Et tal peab olema mingi selline põhjus, mingi asi, miks ta tuleb. Aga see tähendab seda, et tal on ka mingisugune selline puudus, mida sa pead ise kompenseerima. Ja tihti on ka vastupidi, et tema peab kompenseerima mõnda sinu puudust. Aga kui sa selle teadmisega lepid, et igal inimesel on mingi puue, siis on elu jälle palju lihtsam. Sest sa saadki aru, et ei ole võimalik nii, et kõik oleks 100% täiuslik. Et nad teevad küll mingid kindlad asjad kindla piirini ära, aga mõnda asja nad ikkagi ei suuda. Sest kui nad suudaks, siis neil ei oleks ju mõtet sinuga töötada. Eriti kui sa oled ettevõtja. LinkedIni põhiäri on täna see, kus ta raha saab, on personaliotsing. Ja see ei tähenda sugugi seda, et personaliotsingu konsultandid sellest tööta jääksid. Vastupidi, nendel on lihtsalt parem tööriist, aga ilma nendeta ikka ei saa hakkama, sest selle asemel, et sul on 10-20 inimest, võid sa saada 100 inimesi, kui sa LinkedIni personaliotsingu mooduleid kasutad. Ja ikka on vaja kedagi, kes aitaks nende 100 hulgast leida 4-5, kellega omanikel või tippjuhil on aega siis rääkida. Kindlasti tänapäeval on oluline CV korrektselt ära täita just selle koha pealt, et kõik need plokid oleksid ära täidetud ja loomulikult ma ei pea siin mainima seda õige kirja nii-öelda oskust, aga olulisel kohal on ka tegelikult see motivatsioonikiri, mis tihtipeale kaasa tuleb ja see tegelikult näitab ka ära, kui palju inimene ise seda kohta tahab, vähemalt mingil määral. Et ma mäletan, kui me Austraalias mehega tööd otsisime, siis seal on näiteks hoopis teistmoodi, sinna ei soovitata pilti mitte kunagi panna, meil vastupidi soovitatakse pilt panna, isiklikud andmed, kas palju on lapsi, kas ma olen abielus, need üldse välja jätta. Et see ei ole see koht, kus tööandja saaks otsustada, et kas inimene soovib selle töökohale või mitte. Et muidu on see kohe kallutatud, et naisel on 2 last, siis mõeldakse kohe, et tõenäoliselt on ta palju kodus lastega, on ju, aga ega see otseselt see tööviljakus kui selline ju ei tohiks ju iseenesest langeda. Et jah, ma sain Austraalias väga suure kooli, kuidas ise CV-d kirjutada ja seetõttu ma oskan ka väga kriitilisel pilguga hinnata, kuidas meile saadetud CV-d on. Et kindlasti tuleb CV kirjutusega vaeva näha. Et see on see esimene samm, mille tehakse see esimene filter nii-öelda. Et kui seal juba jääda kõrvale, siis mingit võimalust ei olegi rohkem. Me kasutame ka väga selgete ametikohtade täitmiseks ka nii-öelda headhunti ehk et spetsiaalselt personali otsingut, kus siis me ütleme, et me arvame, et meie profiilile vastavad inimesed võiksid töötada sellistes ettevõtetes, sellistes ametikohtadel ja olge kena, tehke selgeks, kes neist on huvitatud töökohta vahetama, et sellised väga palju erinevaid mooduseid, kuidas häid inimesi leida. Aga ma endiselt arvan, et kõige vahvamad inimesed me oleme leidnud ka osaliselt seeläbi, et nad on lihtsalt kuskil varem silma jäänud. Alguses algaja ettevõtjana, kui rahakott on üsna õhuke, ega ei ole suurt ressurssi panustada otsingufirmadele ja ega siis läheb käiku tutvusringkond ja päris palju aastaid enamus töötajaid, kes tööle sai võetud, olid ikkagi tutvusringkonnast või lihtsalt sõbrad. Ja oma puhul ma võin küll öelda, et see ei ole reegel, et võta sõber tööle, saad sõbrast lahti. Et on olnud sõpru, kes on väga palju aastaid meie juures töötanud ja mõned töötavad siiamaani ja mõned on läinud oma teed, aga ei ole kellegiga seda, et ma oleks nüüd sellepärast lahti saanud, et me koos töötasime või et ta minu ettevõttes töötas.